Tere ka minu poolt. Mul on rõõm olla siin teie ees ja minul ei ole küll nii ilusat pilti minu esmasest kohtumisest Saaremaaga, aga küll on mul sellest väga ilusad mälestused, sest ma tean täpselt, et oli see aasta 1996 ja suvi, kui toimus esimene klassiekskursioon Saaremaale ja sain istuda oma suurele sümpaatiale väga lähedal ja väga pika teekonna. Nii, aga jah, minu ettekanne on siis pigem selline tõesti praktiline ja just siis, et kuidas seda allergeenikontakti vähendada. Et Triine juba väga ilusasti pikalt rääkis õietolmuallergiast, mistõttu ma siis natukene keskendun teistele õhu kaudu levivatele allergeenidele. Et sensibiliseerimine on siis ülitundlikkuse kujunemine kokkupuutel allergeeniga ja nagu tõesti Triine juba rääkis, et sensibiliseerimine ise veel ei tähenda allergiat, et vaja on ka sümptomite olemasolu. Ja teada on, et ülitundlikkus sissehingavate allergeenide suhtes on siis tugevalt seotud astma ja allergilise nohu tekkega ja ka on seotud siis erinevate allergiahaiguste nagu allergiline nohu, astma, allergiline silmapõletik, aga ka atoopiline dermatiit ägenemisega. Et meie meedikutena otsime alati seda suurt teaduspõhisust, et mis ütlevad ravijuhendid, aga tegelikult kui võtta selliseid väga erinevaid rahvusvahelisi soovitusi, erinevate organisatsioonide soovitusi, siis tegelikult see teaduspõhisus erinevate nende vältimismeetmete kohta on üsna nõrk. Aga see on tõenäoliselt seetõttu, et need soovitused enamasti põhinevad siis sellistel suurtel ühisanalüüsidel, metaanalüüsidel, kus igat ühte soovitust on siis väga raske nagu kontrollida, väga suurel patsiendigrupil kontrollida, võrrelda, taas luua ja meie meedikutena oleme ikka pragmaatilised ja tahame oma patsientidele head. Me näeme, et see töötab ja seetõttu me ikkagi jätkuvalt soovitame allergeenidega kontakti vältida. Siis peamised sissehingatavad allergeenid võib siis tinglikult jagada sisekeskkonna allergeenideks, milleks on siis tolmulestad või koduloomade allergeenid ja väliskeskkonna allergeenid, õietolmud, hallitusseened, kuigi ka õietolmu hallitusseeni võib siis väga palju sisekeskkonnas leida. Ja enamus lääne ühiskonna inimestest veedavad üle 90% oma ajast siseruumides. Et vaatame siis algselt sisekeskkonna allergeene. Et tolmulestad. Et tolmulestad on sellised väikesed ämblikulaadsed pisiolendid, nad on silmale nähtamatud 0,2 kuni 0,4 millimeetrit, sellised läbipaistva ovaalse kehaga, on neil 8 jalga ja kuuluvad siis koduse tolmu koostisse. Ja 80 kuni 90% meie kodusest lestapopulatsioonist moodustuvad siis 2 dermatofagoides pteronyssinus ja dermatofagoides farina ja nende ladinakeelne nimi, et siis dermato, mis tähendab nahka ja fago on sööma, viitabki sellele, et nad toituvad siis inimese nahakettudest, aga neil ei ole vaja ainult inimese olemasolu või lähedalolu, et nad võivad toituda ka muust bioloogilisest materjalist nagu naha- ja hallitusseened, bakterid, toidupudemed, õietolm ja teiste lestade jäänused. Allergeeniks on siis tolmulestade puhul tegelikult hoopis tolmulestade väljaheide, mis on siis suurusega 20 kuni 30 mikromeetrit, et neid suuruseid rõhutan seetõttu, et hilisemad need kaitsemeetmed põhinevad siis nendele suurustele. Ja kuna nad on õietolmuga loomaallergeeniga võrreldes raskemad, siis nad väga kaua õhus ei püsi ja kui on siis seda tolmu ringi keerutatud, patju klopitud, tolmuimejaga tegutsetud, et siis püsib tolmulest õhus kuni 20 minutit, et siis ta sadeneb maha. Ja lastel on öeldud, et kokkupuude on peamiselt voodis või vaipkatetel. Austraalia uuringutel on näidatud, et täiskasvanud inimestel võib ka see suurim kokkupuude hoopis olla ühistranspordis. Ja tolmulest allergiat esineb 6 kuni 12% rahvastikust. Nii,
Et kuna niiskust omastavad tolmulestad siis läbi kehapinna ja toitumisel vajavad nad niiskuslembeste hallitusseente abi, siis sõltuvad nad täielikult keskkonna niiskusest ja ka temperatuurist. Et nad vajavad siis õhuniiskust kuni üle 50% ja paljunemiseks siis veel suurematki õhuniiskust. Ja optimaalne õhutemperatuur nende eluks on 20–25 kraadi, see on see meie keskmine toatemperatuur ja tegelikult püsivad elus mõnda aega ka päris ekstreemsetes tingimustes. Ja reservuaarideks on kõige sagedamini siis voodiriided, madratsid, sageli paiknevad ka pehmes mööblis, mänguasjades, vaipadel, jalamattides ja lambivarjudes, kardinates ja kindlasti võib neid ka ohtrasti leida tolmuimejatest. Ja ta on inimasustuse loomulik osa, et ka väga puhtas kodus leiab tolmulesta, eriti meie kliimavöötmes. Et kuidas siis tolmulesta allergeeni kodus vähendada? Et väga palju on siis uuritud selliseid spetsiaalseid madratsi, teki ja voodikatteid, et seal siis peab see poori suurus olema alla 10 mikromeetri, sest siis ei suuda need lestad neid poore läbida. Ja samuti saab siis vähendada füüsikaliste meetmetega, et pesta siis voodipesu vähemalt 55 kraadise veega, vähemalt siis paari nädala järel, või siis viia madratsid saunaruumi tunniks ajaks, või viia õue päikese kätte 3 tunniks, või panna siis ööpäevaks paariks sügavkülma. Ja kindlasti vähendada siis niiskust, kuna sai öeldud, et tolmulest vajab siis oma elutegevuseks niiskust. Et hoida siis toaõhu suhteline niiskus ventilatsiooni ja kütmisega alla 45%. Et seda saab teha ka siis tuulutamise abil. Siis koristamine. Et olematuks, et tolmulesta ei tee, aga me saame seda allergeeni hulka vähendada, lestade toidulauda seeläbi vähendada. Et pindade koristusel on eelistatud siis niisked meetodid või märkkoristus, et HEPA-filter, need on siis sellised kõrge efektiivsusega osakeste filtrid, kus siis see filter suudab kinni pidada 0,3 mikromeetri suuruseid osakesi 97% või rohkem. Et need tõesti võtavad väga-väga väikesed osakesed kinni. Ja HEPA-filtriga võiks siis olla tolmuimeja, ja ta ei pariska siis allergeeni õhku tagasi. Ja nagu öeldud, et siis koristamise järgselt siis see tolmulest sadeneb 20 minuti jooksul, et siis kas koristamisel siis ise kanda maski või paluda pereliikmel seda teha ja lahkuda siis ise 20 minutiks ja seejärel on ohutu tagasi tulla. Siis sisustuses võiks piirata selliseid tolmulesta reservuaare, et tuba võiks olla võimalikult minimalistlik, vältida siis ülepõranda vaipu, pehmet mööblit, palju tekstiile, mänguasju ja on siis antud soovitused, et padi vahetada välja 2-3 aasta, tekk 5-6 ja madrats siis vähemalt 10 aasta järel. Ja ka loomad on sellised tolmulesta allergeeni vahendajad, et võimalusel ka siis magamistuba hoida nii-öelda puhast tsoon ja mitte loomi magamistuppa lasta. Et lemmikloomad on meie järgmine teema, järgmised sisekeskkonna allergeenid, et eestlased on suured loomasõbrad, et üle poolte Eesti kodudes on meil lemmiklooma, see ei ole mingi süvapõhjalik teadusuuring, see on üks IF-kindlustuse, lemmikloomakindlustuse uuring, kus Eestis, Lätis ja Leedus uuriti siis vähemalt 1000 inimese lemmiklooma olemasolu aastal 2021. Ja kõige sagedasemad lemmikloomad Eestis on siis kassid, sellele järgnevad koerad ja siis kuni 14% on siis mõni muu lemmikloom. Ja võrreldes meie võrdluse siis oma lõunanaabritega, et nemad on veel suuremad loomasõbrad. Et nendel on siis vastavalt siis 61 leedulastel ja lätlastel 60% koduloomi. Ja lätlastel on rohkem kasse ja sageli mitu kassi. Ja mujal maailmas kassipidamine sõltub sellest, et kuidas on sealne kultuur, et Hispaanias kodukassi on vähe, 5%, aga seal on palju neid nii-öelda külakasse või õuekasse, keda kõik peavad, see polegi kellegi oma. Ja Rootsis, USAs näiteks siis 5% kuni veerandini inimestel on siis kass. Ja võib siis seda allergiat esineda kuni
neljandikul populatsioonist ja koeraallergiat pea sama palju. Nii, kass- ja koeraallergeeni suurus on tolmulesta allergeenist oluliselt väiksem, 1–20 mikromeetrit. Seal on suuremaid ja väiksemaid mõõtmetega osakesi ja neil on iseloomulik see, et nad püsivad õhus väga pikka aega. Nad on ka sellised kinni jäävad kergesti pindadele ja riietele, seetõttu liiguvad igale poole kaasa, ka seal, kus loomi ei ole, avalikku ruumi, kooli, ärihoonetesse ja tegelikult on näidatud, et neid lemmiklooma allergeene leidub siis praktiliselt kõikides kodudes, ka seal, kus looma ei ole, lihtsalt need kontsentratsioonid seal, kus loom on siis 10–1000 korda suuremad. Nii. Et lemmikuga seotud meetmed siis. Et loomaallergia puhul on küll näidatud, et kõige paremaks vältimise meetmeks on see, et seda lemmikut seal kodus ei ole. Et võimalusel siis seda kokkupuudet vältida, võimalusel lemmikloomast loobuda. Et selle soostumus on väga halb. Mõnede uuringute alusel 4%, 8%, no alla 10% igatahes. Et sageli tulevad patsiendid vastuvõtule, ütlevad, pigem annan selle lapse ära, kui loobun loomast. Teevad küll nalja, aga mure on tõsine, et on pereliige. Ja ka selle allergeeni ära andmise järgselt või loomast loobumise järgselt võib siis seda allergeeni kodust leida veel kuid, isegi pool aastat hiljem. Küll saab aga siis selliste leebemate võtetega veidi seda kodukeskkonda kontrollida, et siis oleme soovitanud lemmiklooma magamistuppa liikumist piirata, siis sellega käib kaasas ka tihe koristamine, et siis pidada siis looma õues või siis ka lemmiklooma regulaarselt pesta. Selle soostumus on samuti väga halb. Et kassi puhul on ka selle efekt üsna lühiaegne ja püsib kuni 24 tundi. Koera puhul on siis näidatud, et kui paar korda nädalas pesta, et siis võiks sellest nagu abi olla. Siis taaskord reservuaaride vähendamine, kodu koristamine, et vältida jälle seda võimalikku allergeeni püsimist, et vähem vaipkatteid, vähem mööblit siis katta selliste pleedide või fliisidega või jälle kasutada neid spetsiaalseid padja- ja madratsikatteid, kus siis spooride suurus peab olema vähemalt alla 6 mikromeetri. Ja siis sage tõesti iganädalane koristamine. Üldiselt on tegelikult loomaallergeenid üsna termostabiilsed, et isegi tund aega 140 kraadi, siis 50–70% sellest allergeenist jääb muutumatuks. Et selline kuum aur tegelikult väga palju teda ei vähenda. Ja samuti siis tolmuimeja puhul kasutada HEPA-filtrit, et see vähendab siis kuni 40% õhus olevat kassiallergeeni, aga ei mõjuta siis sadenenud allergeeni taset. Ja taaskord jälle üks korralik põrandate pindade pesemine. Siis õhukvaliteedi parandamiseks võib siis kasutada siis ventilatsiooni parandamise eesmärgil siis erinevaid heat ventilation, air conditioning on sellised spetsiaalsed süsteemid või lihtsalt ventilatsiooni parandada, õhutada ja head efekti on ka näidanud siis öine laminaarse vooluga ventilatsiooni kasutamine. Ja taaskord nagu õietolmugi puhul, et siis riiete vahetamine liikudes kõrge allergeeni sisaldusega ruumist väiksema allergeeni sisaldusega ruumi. Nii, ja väliskeskkonna allergeenidest, et kuna esimene loeng juba pikalt õietolmudele, ma ei tea, miks nüüd koer ja kass siin on, aga ju nad siis peavad siin olema. et pidid küll õietolmud olema, aga pole midagi. Et mõned asjad siis kordan Triine loengust nii-öelda üle, et paljuski meil need soovitused siin kattuvad. Et õietolmuallergiat siis esineb vähemalt 10% Eesti elanikkonnast ja õietolmuosakese suurus on siis 10–100 mikromeetrit ja veeläheduses võib siis see õietolmuosake veel puruneda ja anda palju väiksemaid osakesi alla 2,5 mikromeetri. Ja taaskord siis see õietolmu seire info, et kus siis 5 Eesti linnas, sealhulgas ka Kuressaares, mõõdetakse siis allergiat põhjustavate õietolmuosakeste ja hallitusseente spooride koostist ja kontsentratsiooni õhus ja määratakse siis seda 18 erineva õietolmu puhul ja 2 siis hallitusspooride
seente perekonna nii-öelda esinemist. Ja siis annab selle vastuse nii-öelda valgusfoori põhimõttel. Nii, ja siin siis eileõhtune nii-öelda Kuressaare leid, et minule ka üllatuseks, et Kuressaare õietolmu seirepunkt asub siis Kuressaare haigla katuse 3. korrusel. Nii, ja praegu on siis selle järgi natukene leppa ja rohelises on padakas, muud on nullid. Nii, ja õietolmu vältimise strateegiaid peetakse siis odavateks, lihtsasti rakendatavateks ja soovitatakse siis jälgida neid prognoose, kuigi inimene ise on ka paras indikaator, kui tal juba sümptomid on, küllap seda õietolmu ka õhus on, kui ta allergiline on. Ja siis vältida välistegevusi, aiandust, siis kuiva ja tuulise ilmaga õues viibimist või siis viibida hommikul ja õhtul või viibida mere ääres, kui seal parasjagu pilliroog ei õitse, või ei siis mitte käia metsas heinamaal sellel allergeeni kõrghooajal. Samamoodi vältida pesu kuivatamist õues, kanda siis kaitsevarustust, loputada juuksed õietolmust puhtaks ja siis kui on vaja elamut õhutada, et siis pigem eelistada hommikust ja õhtust aega ja siis kasutada spetsiaalseid õietolmuvõrke või siis riputada ette märglina. Ja samamoodi siis need soovitused, et autoga sõites mitte seda õietolmu sisse lasta. Ja ka lemmiklooma pesta, kui ta käib väljas, taaskord see kodu koristamine, silmade nina loputamine, et kui see kokkupuude on olnud, et siis võimalikult ruttu sealt maha pesta. Kontaktläätsede kandjad võiksid eelistada siis prillide kandmist, et ei oleks seda otsest ladestumist või sadenemist sinna kontaktläätsedele ja püsiks seal pikalt silma limaskestal. Ja vältida kõnnitöö parempoolset serva. Seda ma täitsa vaatasin, et miks see küll nii on. Aga see on see tõttu, et päike soojendab seda maapinda ja tekib siis see õhu ja maapinna temperatuuride erinevus ja siis see soe õhk tõstab need õietolmu allergeenid õhku ja siis seeläbi suurendab siis seda õietolmu kontsentratsiooni õhus. Ja arvestada siis õhuniiskusega, et need vihmajärgsed olukorrad on õietolmu allergikule kergemad. Ei maksa tuppa tuua urbi lõikelilli, et sageli on mul olnud vestlusi õietolmu allergiku lapsevanemate lasteaedadega, kus kiputakse kevadpühade ajal ikkagi need urvad tuppa tooma ja on siis antud soovitus, et kui rühmas on siis selline laps, et siis võiks seda mitte teha. Ja kindlasti ka õhupuhastusseadmed, HEPA-filtrid püüavad selle õietolmu kinni. Põgusalt ka hallitusseentest, et neid seenteliike on tuhandeid, aga peamised õues levivad liigid on siis Alternaria ja Cladosporium ja sisekeskkonnaliigid on siis Penicillium ja Aspergillus. Seentespoorid on 1–30 mikromeetrit, nad on lenduvad ja samuti vajavad kasvamiseks siis sükest head õhuniiskust ja on neil ka siis vaja vahetut kontakti toitaine-allikaga, et on nad vähe valivad, et kõik orgaaniline materjal sobib. Ja UV on enamusele surmav. Ja allergiat hallitusseentele on Eestis pigem võrreldes teiste õhu kaudu levivate allergeenidega vähem, 1–2%. Ja soovitused siis hallitusseentega kokkupuute vähendamiseks, et hallitusseente suure kontsentratsiooni korral välisõhus hoida siis aknad ja uksed suletuna, vältida siis niiskeid ja halvasti ventileeritud ruume, hoida niiskuse tase alla 50%, koristada regulaarselt, ka vahetada regulaarselt filtreid ventilatsioonisüsteemis ja õhksoojuspunpades, et see on küll sageli selline nii-öelda, et tahetakse justkui alguses head, aga unustatakse need filtrid ja siis, kui sinna hallitus on tekkinud, siis tegelikult see teeb veel suuremat kahju, sest ta paiskab need eosed sealt siis selle õhuga ringlema. Ja samamoodi võib siis kasutada neid HEPA-filtreid. Ja kui on tekkinud niiskuskahjustus, et siis tuleb see niiskuskahjustus likvideerida. Ja mitte ka liialdada toataimede kastmisega, et see on ka üks tubane hallitusseente meelispaik. Ja
vajalik siis jah, et kui on tekkinud niiskuskahjustus, et siis on vaja kõrvaldada niiskuse allikas, et see on väga sageli kulukas ja aeganõudev ja et see uuesti ei tekiks, on siis vaja parandada ventilatsiooni. Ja pinnatöötlusvahendid aitavad ainult sellise kerge pindmise hallituse korral, et võib siis kasutada pesuvalgendit või söögisoodat või vesinikülihapendit, et pööruda peale, hoida 15 minutit, loputada, kuivatada. Ja kokkuvõtteks, et kõige suurem võit on ikkagi teadlikkus, millele ma allergiline olen, kuna seda allergiat või kus ma selle allergeeniga võin kokku puutuda ja kuidas ma ennast kaitsta saan. Ja tolmulestade puhul võiksid siis kõige efektiivsemad olla just need mitmekomponendilised vältimisstrateegiad, et mitte üks kuldne vits, vaid kõike seda on vaja teha. Ja loomaallergia puhul on parimaks meetmeks tegelikult otsese kontakti või kokkupuute vältimine, et anda see loom siis vanaemale, vanaisale, näete harvem, aga lapse tervis on parem. Ja õietolmuallergia korral siis kaitse ennast väljas viibides, aga samamoodi pööra siis tähelepanu kodusele õhukvaliteedile. Ja hallituse ennetamiseks vältida liigniiskust ja kujunenud kahjustus on vaja likvideerida. Mina tänan. Nii, küsimusi jah. Sa kassidega suhtes ütled seda, et kassipoeg on vähem allergeenne, siis on emane kass, siis on isane kass. Isased kassid on kõige allergeensemad ja kastreerimisest on abi, et vähendab allergeensust tegelikult. Ja ka igast kassipoest saab suurkasju ja on ka neid olnud, kes on koju on kass võetud ja juba on tekkinud see sensibiliseerumine, nad viivad selle kassi ära ja testid lähevad negatiivseks ja sümptomid lähevad mööda. Sest nii nagu me ütlesime, et teste tehakse ikka siis, kui on kahtlus millelegi mingile allergiale ja muidu ei ole testimisel mõtet. Sa pead neid tulemusi interpreteerima ja mitte nii, et teen testi ja nüüd vaatan, mis seda on juba mitu korda ka öeldud. Siis seda ütled ka, et tolmulesta allergia puhul voodi võib hommikul tegemata jätta, et voodi ära kuivaks, sest need tolmulestad on nagu sellised troopikataimed, nad armastavad niiskust ja sooja ja oleks hea, kui see voodi ära kuivaks. Ja kui sa lapsele seda ütled, et sa võid hommikul voodi tegemata jätta, tead, see on küll rõõmus. Aga kui sa näitad seda tolmulesta pilti, vaat see ei ole rõõmus, et sa kogu aeg magad nendega ühes voodis ju, see on see, ta on ju ämblikulaadne 8-jalgne ja ta on üsna selline. Ja meil on mänguasjad ka sellised, aga et voodi, et jõuaks ära. Ja siis, et alla 50, aga siis te kohe ütlete, aga meil on mureks sageli ka just see liiga kuiv õhk. See kuivatab ju hingamisteede limaskesti. Nii et ega see siis 2-30 peale ka ei tahaks mingil juhul, sest liiga kuiv õhk jälle ärritab hingamisteid ja ninad kuivad ja niiviisi. Nii et selles suhtes, ta võiks seal kuskil 40-50 olla, aga mitte seal 90. Ja siis allergiavaba looma, kas on? Ei ole. Kasside puhul sellest tõust sõltub vähem kui koerte puhul. Pärslane ei ole kindlasti allergeensem kui on siia ja ka sfinks, see karvutikass ei ole täiesti allergeenivaba, sest allergeenid on ju süljes ja need ennast lakuvad. Ja siis karvade peal ta on, kass ju armastab pesemist, nii et see ei ole lahendus. On ka sellised vahendid Nillergreen ja millega töödelda seda, aga jah, väga head lahendust ei ole, aga sülg ja eritised on see ja karvadele nad on ja nad pesed ära ja jälle nad lakuvad ja jälle sa puutud kokku. Aga kuidas aru saada, sest tundlikkusaste võib erinev olla. Mõni on see, et ta ei saa silitada ja pärast eriti kui silma katsub ja silm on punane ja niiviisi. Aga mõni on see, kes ta ei saa isegi tuppa minna, kus on kass olnud, ta ütleb, et siin on kass olnud. Vaat see tundlikkusaste võib väga erinev olla. Tundlikkusaste väga erinev. Ja sellepärast on, mõned saavad ilusasti kohe aru, et on ja see vanaema juures käimine ja kui loom on sinna viidud, kus ikka sageli käid, siis sa puutud jälle kokku. Mõnikord on ka nii, et kogu aeg on kassiga koos olnud, aga siis ütleb, et ei saagi aru, et reageeriks. Aga vaata, tudengid ka lähevad teise linna ja siis hakkab tulema ainult nädalavahetustel koju, vaat siis sa saab aru, et reageerib küll. Nii et mõnikord see püsiv kontakt võib need haigusnähtega
ära maha suruda ja kui sa vahepeal ei puutu kokku, tekivad uuesti. See on nii ja naa ja praegu teie küsimus on kindlasti, kas kassi kodus hoidmine, kui ei ole ülitundlikkust, et kas ta tekitab allergiat, me ei tea. Mõnel tekitab, mõnel hoiab seda ära ja ilmselt tulevikus me oskame geeniuuringute põhjal öelda, et sina väldi igal juhul seda kassi allergeeni, aga sina võid 2-3 tükki võtta, et sul ei tekiks. Me ei tea, mõnele on sellest vähesest kogusest just see sensibiliseeriv toime ja suurest kogusest ei teki, ühesed lahendusi praegu ei ole. Ütle veel midagi. Ja see, kui külla tuleb kassi omanik, panete nahkdiivani peal istuma, sealt on palju lihtsam puhastada kui pehme mööbli pealt. Nii et seal on neid nõuandeid on palju, aga niiviisi. Ja küsimusi, ma arvan, et me võime kohvipausile sisse sõita tegelikult selles suhtes ja. Kui tõesti vatk ja 55 kraadiga õued uut üle päikse kätte viia koju. Tolmulistade hävitamiseks on see 60 kraadi ja täitsa okei. Jah, absoluutselt. Aga kevadel, kui õietolmuallergiat ei ole, nii nad ütles, et õietolmu võidakse. Ja siis, kui õietolmuallergia on olnud ja väljas on kuivatatud, siis enne hästi korralikult ära kloppida. Ja siis on ka see, kui ütled lapsele või et on allergia, ema ütleb, sa ei korista oma tuba. Aga vaata, ta ei saa ise koristada, siis peab keegi teine koristama. Aga kui emal on ka või selle tolmulesta allergia, siis oleks vaja koristajat. Selles suhtes, nii nagu me ütleme, et pesumasinad on meil majades olemas, aga kui Maire rääkis atoopilisest dermatiidist, hiljem paljudel võib olla ka see käte ekseem. Ja siis on ka, et majapidamisse on vaja nõudepesumasinat, et käed vähem märjaks saaksid. Ja siis veel tagasi ulatuvalt sinna sellesse atoopia marssi me rääkisime sellest ja see järjepidevus kipub olema, et atoopilise dermatiidiga algab ja siis tuleb astma ja allergiline nohu ja nii. Aga praegu räägitakse ikka rohkem ka sellest multimorbiidsusest, et nad on nagu ühte tüüpi haigused ja väga paljud võivad olla. Dermatiit oli ja hiljem mitte midagi ei tule. Kolmandikul nohu, kolmandikul astma. Aga väga palju on ka neid, kellel väiksena üldse dermatiiti ei olnud ja siis mingis vanuses tekib see ülitundlikkus. Ja need lapsed, kellel näiteks 15 aasta vanuselt tekib õietolmuallergia, need on väga hea immuunsusega lapsed olnud. Nad sageli ei ole üldse põdenud, nii terve laps olnud ja järsku tuleb õietolmuallergia. Ja kui ma tudengitele räägin, siis ka, kui ma seletan, mis on immuunsüsteemi ülesanne. Immuunsüsteemi ülesanne on meid kaitsta meile kahjuliku eest. Ja siis, mis meil ei ole kahjulik, sellele ei tohiks reageerida. Kui immuunsüsteemi ei ole ülesannete kõrgusel, mis siis tulevad? Infektsioonhaigused. Ja siis võrdlen seda immuunsüsteemi kodukoeraga. See on see, haigused tulevad, koer ei ole üldse oma ülesannete kõrgusele, laseb vargad sisse. Ja tulevad ja toimetavad seal. Ja siis see on, kus on tegemist siis nõrga immuunsusega, tekivad kasvajad. Jälle, koer ei ole, ehk immuunsüsteem ei ole ülesannete kõrgusel, võib-olla mõne pereliikme lausa kaasa. Sest need kasvajahaigused võivad väga rasked olla ju. Ja siis oleks ruttu abi vaja, et keegi tuleks päästma. Kiiret abi on vaja, eks? Et ei saaks seda kaasa võtta sealt kodust. Aga allergia puhul on jälle see, et ta reageerib, see sama koer, immuunsüsteem, sellele, millele ta ei peaks reageerima. Ta on peresõber olnud kogu aeg ja siis ta ükskord tuleb ja ta on natuke vintis. Ja siis olete märganud, et koerad ei armasta vintis inimesi ja allergia puhul on ka, nad võivad täiesti ohutule ja sõbralikule asjale reageerida. Mis see õietolmuallergias ja kassis halba on? Mitte midagi, aga immuunsüsteem reageerib üle ja võib seda rünnata. See on allergia. Aga autoimmuunhaigused, mis ka sagenevad praegu koos allergiahaigustega, on hoopis see, kus hakkab see sama koer ehk immuunsüsteem reageerima oma organismi vastu, hakkab ründama oma organeid. Autoimmuunhaigused, mis on siis diabeet, põletikuline soolehaigus, kilknäärmehaigused, autoimmuunsed, reageerib oma organismi, hakkab ründama oma pere inimesi. Seda. Nii, nüüd on küsimusi tulnud. Ja kõigi käest võid küsida. Triine käest, Maire käest.
me võime tõesti veerandini olla, sest see kohvipaus ei võta meil nii kaua aega. Mul ei olegi nii suur küsimus, et mul on lihtsalt tähelepanek, et siin räägiti, et need tolmulestad on nii väiksed, et neid nagu ei olegi üldse näha. Tegelikult ma ütlen, et ma vaatasin kõik need suurused, et 0,3 kuni 0,4, 0,2 kuni 0,4, et et see on sama suur kui sügelislest. Aga sügelisleste tegelikult me juba dermatoskoobiga võime näha. Palja silmaga ei näe. Elektromikroskoobi pildid on kõik. Aga ma räägingi, et dermatoskoobiga. Ma arvan, et siin on võib-olla see küsimus läbipaistvuses ja et kui hästi me ka nii-öelda mingisuguse instrumendi abil võime neid näha. Ja see on nagu paratamatu, et meid kogu aeg nagu miski ümbritseb. Kui me läheme majast välja elama, siis seal on igasugused muud, seal on sääsed ja ma ei tea, kes kõik veel. Et meid ikkagi hea, kui meid mingi loodus, mingid sõbralikud mikroobid ja kõik sellised ümbritseb. Pole midagi hullu sellest tolmulestast nendele, kellel ei ole allergiat. Absoluutselt. Kui Urmas Tartes oleks siin, siis tema ütleks teile kohe, nad on looduslikud tolmuimejad. Sest nad tõgivad seda epidermist, mida inimene eritab ja voodis, eriti 2 inimese voodis on neid hästi palju ja niiviisi. Et nad on looduslikud tolmuimejad ja need on meie ümber olnud, nad jäävad ja enamus nendele ju ei reageeri. Ja tolmulestadel allergeeniks on just see väljaheide ja ka nende osised. Nii et kui hakatakse sügisel kütma, läheb kuivaks, siis nad hävivad, aga need osised jäävad ja väljaheidet on palju ja sellele reageeritakse. Enamus ei reageeri. Ja siis me ei taha steriilset keskkonda, me tõesti ei taha. Sa tahtsid sinna sihtida, ma saan aru diskussiooni jaoks, absoluutselt. Me oleme rääkinud hügieeniteooriast, see tähendab seda, et me oleme liiga steriilselt hakanud elama, me oma organismi oleme steriilsemaks teinud, soole mikrofloorat oleme mitmekesisust vähendanud, ta on mikroobide arv vähenenud ja sellega, sest sool on see, mis õpetab meie immuunsüsteemi. Sooles olevad mikroobid õpetavad meie immuunsüsteemi ja meie ümber olevad kõik need saprofüüdid keskkonnas, pinnases olevad need loodus õpetab meie immuunsüsteemi. Tari Ahtela Soomest kasutab terminit asfaltiindeks. Mida rohkem asfalti, seda rohkem astmat. Mida rohkem asfalti, me oleme pinnasest eraldatud, aga seda loodust on meile vaja. Üks asi, steriilses ei teki. Ja siis, et tekiks, me peame kokku puutuma. Ja sellepärast praegu tehakse isegi selliseid uuringuid, kus lastele pannakse mütsi sisse natukene pinnast, et ta sellega kokku puutuks ja nende saprofüütidega, et me looduse asjadega. Ja teine termin on nüüd ka see vanade sõprade teooria, millega me oleme harjunud kokku puutuma. Te kõik teate, et me võtsime õunapuu alt õunad, tõmbasime natukene puhtaks ja sõime seda ja me olime puutunud ikka selle pinnasega kokku, aga liiga steriilne ei ole hea. See vanade sõprade teooria, me tahaksime natuke loodusesse, aga kui juba on tekkinud see allergia, siis metsa elama minekus olen kaseallergia, see ei ole enam lahendus. Ja kui sa oled ikka juba 3-40 aastane, et sa nüüd hakkaks kõike seda põllutööga tegelema, saaks, see tuleb varakult, see immuunsüsteemi koolitus. Ja samamoodi steriilsusega, et see immuunsüsteemi koolitamine, ma jälle tudengitele püüan rääkida ka seda, et mõni ütleb ka, et sina ei tohi vette minna, sellepärast, et sa võid seal ära uppuda. Aga mida on vaja teha? Ujuma tuleb õpetada. Sina ei tohi tänavale minna, sa võid auto alla jääda. Mida tuleb teha lapsega? Liikluseeskirjad tuleb selgeks teha ja samamoodi on, keskkonnaga tuleks harjutada, seda immuunsüsteem peab kohanema ja kui lapsed hakkavad kollektiivis käima, nad põevad sageli infektsioone paljud, aga neil peab see taluvus tulema ja sellepärast oligi, kui oli see COVID-i aeg, me olime kodudes, me ei puutunud kokku, aga pärast tuli seda rohkem neid haigusi. See pidev kokku puutumine, apteegis, kes paljudega puutuvad proviisorid kokku haigetega, neil tekib see taluvus nende haigete suhtes. Või tähendab, nende haigustekitajate suhtes ja samamoodi, kes valved haiglas teevad, neil tekib see taluvus. Ta puutub ühe, teise ja kolmandaga. See on nagu vaktsineerimine elukäigus ju tegelikult, aga mitte süstiga, aga konkreetse haigustekitajaga kokku puutumine. Nii, küsimusi?
nii palju asju oleks rääkida, aga meil on 3 ettekannet veel tulemas. Tolmuvõrk on nüüd erinev mingitest teistest. Tihedam, tihedam, jah. Selle kaudu väga hästi ei saa ventileerida neid ruume, et see õhku tuleb vähem läbi, aga õietolmu tuleb ka, seetõttu ei tule läbi sealt. Aga on nagu vahe ka, et siis kas see õietolmuvõrk või märglina? No märglina ei las üldse. jah. Sest see on selline, sääsevõrk ei aita. Sus ei ole kindlasti nii väike nagu sellel õietolmuvõrgul, et just see pooride nagu väiksus või just. Aga tegelikult on sisuliselt läbipaistmatu kangas. Jah. Ta püüab kinni lihtsalt nagu, Need ehituspuudis oli need Tesa õietolmuvõrgud, aga neid praegu pole. Siis me organiseerisime, et oli ka üks firma, kes tegi neid aknaraami, kohe teeb sinu jaoks ja paneb sinna võrgu sisse. Aga see läks nii kalliks, et inimesed ei olnud nõus seda muretsema selles suhtes. Siis me püüame neid Allergialiidu kaudu neid asju. Üks asi info ja teine asi ka sealt need nõuandeid ja ka need firmad, kes on õhupuhastajate kohta, kes meil on toetajaliikmed, et oskaks valida.